Nii, ja ongi kell märkamatult 3 saanud. Tere tulemast meie e-seminarile, tere tulemast meie veebipõhisesse kogemuskohvikusse, kus tänaseks jututeemaks on hariduslike erivajadustega õppijate toetamine distantsõppel. Ja kui meie varasemad kogemuskohvikud on võib-olla natuke rohkem keskendunud täiskasvanud õppijale, siis seekord räägime ka väga palju üldhariduskooli õppijast. Ja on meil siis kogunenud aukartust äratav hulk spetsialiste, on neid kooliõpetajaid üle Eesti, on eripedagooge, on koolipsühholooge ja on ka siis juttu toetamas ülikooli poolt kaasava hariduse teadlased, lektorid ja ka andragoogid. Ja nüüd samal ajal, kui ma räägin siis meie kogemuskohviku reegleid, et kuidas meie tund aega toimuma hakkab, et Ragnar, oled sa hea ja saad näidata natuke ruumi, et nagu teie aru saate, siis minule see distantsõpetamine ja õppimine enam sobinud ei ole ja tulin siis ära ülikooli ja tegemist on ruumiga, mis ei ole veel avatud, aga sügisel ta siis ka hakkab loodetavasti juba täies mahus tööle ja tegemist on siis Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi EduSpace uurimislaboriga, kus loodame hakata uurima nii õpilasi, õppijaid, enda õpetamispraktikaid ja kõike, mida tehnoloogiaga õppimine võiks tuua head uutesse õpikäsitluse poolt välja pakutud meetoditesse. Nüüd, millised on meie kohviku kokkulepped, et kuna on tegemist kogemuse jagamisega, siis kogemust saavad jagada ja on väga oodatud jagama kõik chatis ehk vestluses, mida te näete siis oma ekraanil all, aga eksperdid saavad siis ka kordamööda sõna, korraga kahjuks sõna ei saa, et ütlen siis nime ja siis vastavalt räägite. Nüüd, kui on keegi teine, kes kindlasti soovib vastaval teemal sõna võtta, tõstke käsi, selles mõttes, et tehniliselt tõstke süsteemis käsi või ka lihtsalt avage mikrofon ja hakake rääkima. Me teeme sellest üritusest videosalvestuse ja ärge kartke, et kui te siis ei suuda korraga järgida nii rääkijad kui seda vestluse arengut, et siis videosalvestusele tulevad vestluse tekstid peale. Ja lõpetame siis meie tänase ürituse sellistesse rühmadesse minekuga, kus siis kõik saavad 4-5 omavahel arutleda, mida tänasest kokku võtta, kaasa võtta ja kuidas oma siis edaspidist õpetamise ja õppimise tööd arendada. Nii, aga egas midagi, hakkame tasapisi pihta, et liigun slaidide juurde ja ma kohe ei saa, ma pean siin kasutama siis ka uusi võimalusi, et kõik, mis te siin laboris seinte peal näete, ei ole mitte iluasjad, vaid on tegemist täiesti tahvlitega, et kõik valged on siis markeritahvlid rühmatöö jaoks ja loodetavasti järgmisel kolmapäeval saame siis juba ka kirjutada kriiditahvlile. Nii, aga alustan nüüd siis slaidide jagamisega ja hakkame oma kohvikuga pihta. Kuidas tundub, kas slaidid on siis ekraanil, eks ole, teil käimas ja võib-olla siis enne, kui me alustame nüüd selle asjaga nagu arutelu, et võib-olla siis selline esimene märge või küsimus teile, kus te saate aktiivselt kaasa lüüa, et on olemas siis siin Zoomi ruumis selline koht nagu Annotate ja see Annotate on siis koht, kus te saate ise ekraanile kirjutada. Et vaadake, kas te leiate selle ja ma teen nüüd sellise asja, et tõmban selle, tuli nüüd kõver joon, palun vabandust, selle ekraani pooleks, eks ole, ja palun vaadake seal ja valige kas mingisugune märk või tähis või joonis ja märkige sinna vasakule, kes arvavad, et veebipõhisel ja tavalisel õppija toetamisel ei ole mitte mingit vahet, et kes on siis need arvavad, et ei ole vahet, et palun märkige joonest vasakule, näiteks siis mingi südamekese või linnukesega või sõnaga ja kes siis arvab, et on vahet, et märkige siis paremale, et palun siis paremale poole öelda jah, et see on erinev. Väga hea, et siin vaikselt ka siis tundub, et kõik arvavad, et on tegemist siis erineva asjaga. Niimoodi.
Aga liigume edasi, ma vabandan, et ma siis kustutan teie joonistused parasjagu ära, aga kui peaks siis juhtuma olukord, et te tahate midagi öelda ja joonisega öelda, siis julgelt joonistage ekraanile, ma kasutan siis seda võlujõudu ja teen siis kõikide asjade kustutamist. Nii, oleme kohal ja hakkame siis pihta esimese küsimusega. Et meie esimene teema on siis selline, et haridusliku erivajadusega õppijad vajavad kindlasti reegleid ja kokkulepped ja neid tuleb siis meelde tuletada. Et nüüd see meelde tuletamise asi, et hakkame siis otsast pihta, et mis mõttes tuleb meelde tuletada, et kas tuleb näiteks meelde tuletada, et kuule, ole kena ja tule tundi, et on meil, ma kohe vaatan, et kes meil siin õppijad, nüüd õpetajatest, ekspertidest on kohal, et mis siis on täpselt sellised, et reeglid või ilma milleta me siis distantsõppes tundus nüüd hakkama ei saanud. Ja Maris Juhkam, et kas tahaksite alustada, et mis võiksid olla siin need kokkulepped? Sõna on teil. Ma võin alustada, aitäh. Et mina olen siis üldhariduskoolis eripedagoog ja sellel õppeaastal ja nüüd ka distantsõppele tegelesin esimese klassi õpilastega ja siis 3. kooliastme õpilastega, et sellised 2 päris erinevat gruppi. Ja ma ütleks, et minul väga ei olnud vaja selliseid reegleid pidevalt korrata ja kokku leppida, et tunnis olemise reegleid, aga näiteks esimese klassi puhul oli küll see, et me tunni alguses ma ütlesin õpilasele, mis ülesanded on ja siis motiveerimise eesmärgil võib-olla pigem, et õpilane sai kas need siis ise järjestada, et tal oli teada, mida ta peab tegema, aga kui ta juba ise järjestas need ülesanded, siis see motiveeris teda rohkem, et nüüd ta ka teeb seda. Sest tihti see motivatsioon oli just see, mis kippus kaduma. Või näiteks, kui oli lugemisraskustega õpilane, siis tema oli tunnist küll motiveeritud, aga kui tuli lugemisülesanne, siis see oli vastumeelt. Ja mis nippi ma siis kasutasin, et ma ütlesin samamoodi õpilasele, et täna meil on 2 väikest jutukest, nuputamisülesanded ja matemaatika, aga sa võid valida ühe ülesande, mille sa tahad välja jätta. Ja tema muidugi valis selle lugemispala, jätsime selle välja, aga tegelikult sellest polnud midagi, sest üks lugemispala jäi ju sisse ja see oli minu eesmärk. Et võib-olla sellised nõksud ja nipid, mis õpilasi motiveerivad ja teevad selle tunni ülesehituse rohkem tema omaks. Et selline mõte siis algklasside koha pealt. Aitäh, aga mina siis vaatan, kellele ma siin nüüd meie ülikooli inimestest küsimuse põrgatan ja Õnne Uus, et oled sa kohal, et rääkimas, et sina ju suhtled lastega, kes võib-olla vajavad veelgi rohkem reeglid, et Õnne, saaksid ka seda kommenteerida. Ja, et just väga asjakohane näide oli, et algklassidest, eks ju, rääkides, et mida väiksem on laps, seda vähem ta suudab korraga infot meeles hoida. Nii, väga hea. Aga lähme siis meie nüüd edasi järgmise teemaga ja järgmine teema oleks siis selline asi nagu erinevad raskused. Et siin on nüüd toodud mõned ka näited, et kes ei soovi näha oma pilti või kes ei soovi kuulata ja mõnele ei sobi võib-olla isegi selline ootamatu gruppidesse määramine. Et millised on teie kogemused ja vaatame siis jällegi nüüd ühe õpetaja, et kes meil on siin olemas, et tegelikult Liilian, et näen, et teie olete siin, et küsin siis teie käest, et kuidas see raskus avaldab või kus ma saan siis aru, et tegelikult see õppija ei soovi, et tema pilt oleks siis ekraanil näha?
Tere kõigile, et loomulikult on ju see eelteadmine ka oma siis õpilaste kohta, et kas ta on selline, võib-olla nagu me räägime konkreetselt siin näitest, et ta ei soovi, et tema pilti on näha, et meil täitsa on see kogemus olemas, et siis tõesti saigi kokku lepitud, et ei näitagi seda ekraanipilti ja tegelikult see laps ikkagi lõpuks iseenesest juba vaikselt nii-öelda keeras seda kaamerat, nii et tegelikult tundide, ütleme nüüd siin distantsõppe lõpupoole juba oli ka last näha, et tegelikult need kokkulepped tulebki ikkagi teha ja ilmselt on kõige targem ikkagi mitte seda siis teistega jagada, vaid et kui on küsimused, siis selgitadagi, et tegelikult tulebki tõesti teada ja arvestada. Nii, aga Tiiu Tammemäe, oled sina kuuldel, oled Tiiu kuuldel, et jah, olen kuuldel. Mida sa enda poolt lisaks võib-olla, et kuidas täiskasvanu puhul sellest aru saada? No ma usun, et täiskasvanu reageerib ise, kui ta ei taha ennast näidata, siis ta ennast ei näita ja kui ta ei taha rääkida, siis ta hoiab mikrofoni ka kinni ja tegelikult ta ei vasta pöördumisele. Nii et mõnes mõttes on see nagu hea ja mõnes mõttes nagu halb, eks ole, aga just, et võib-olla laste puhul on see nagu ikkagi selline ka õpetamise küsimus, et kohati on ju väga mugav, eks ole, panna kõik need mikrofonid ja videod kinni ja pärast öelda, aga tegelikult ma olin ju olemas, eks ole, aga just selline kokkulepped võib-olla on siin see märksõna. Ja kui ma tean, et talle miski asi ei sobi, siis targa õpetajana ma ju saan seda kõike vältida. Aitäh, et me liigume edasi, aga ma märkan, et ega seal chatis praegu nagu neid väga palju selliseid kommentaare ei ole, et kõik eksperdid, et kui te nüüd parasjagu sõna ei saa, et palun kirjutage see oma kogemus chati, et see chatis on see kohe vestluses kõikidele näha, et julgelt, et siis oma kogemus teistele edasi anda. Aga lähme meie edasi ja siin on ju ka selge, et erinevatel õppijatel on oma erinevad võimed, oskused, täiskasvanute puhul lisandub veel eriti ka see eelteadmised või eelnev kogemuste pagas, et Karin Simso, et teie olete nüüd õpetaja, et kuidas te saate siis seal distantsõppes anda nüüd selliseid erinevaid ülesandeid või kuidas selles distantsõppes nüüd see eduelamus tagada? Tere, mina olen Põlva koolist ja minul on siis õpilased, praegusel hetkel on 9. klassi lihtsustatud õpilased. Ja mina kasutan praegu sellist varianti, et teeme Google Drive'i, tegime enne distantsõppele jäämist, tegime koolis juba Google Drive'i kõik sellised õppeainete failid, ma ise annan põhiaineid neile. Ja iga kord siis valmistangi tunnid ette, et teen neile põhjad sinna Google Drive'i valmis ja nemad saavad seal siis neid ülesandeid lahendada. Ja kuidas nagu diferentseerida ongi see, et näiteks ma saan seda sama ülesannet anda kõigile õpilastele, neid on õnneks ainult 3, et see ongi nagu selline, ei ole väga suur töö seda kõikidele neid erinevaid faile seal jagada. Et annan neile küll sama ülesande, aga teen sinna juurde erineva toe, et näiteks kellele seal kirjutan juurde algoritmi või kellele seal teen mingi näidise juurde. Et see neid väga palju aitab ja näiteks kellele pole üldse selle ülesande juures vaja, et siis saab ka niimoodi teha. Et mulle väga nagu meeldis see või et keegi ütles just, et tegelikult need õpilased on ju need samad õpilased, kes meil koolis olid ja me tunneme neid õpilasi, et me teame, mis nende niinimetatud kiiksud on ja me saame seda tegelikult ka distantsõppel arvestada. Aitäh. Nüüd Merike Rammo, teie olete kutsepedagoog, et kuidas seal kutse andmises praeguses olukorras siis distantsilt hakkama saada, on see üldse võimalik? Tere, minul nüüd distantsilt oli väga halb kogemus, ma olen esimest aastat kutseõpetaja ja esimene kursus, kahjuks mul kõik 6 on siis kas ametlikult HEV-staatusega või mitteametlikult. Ja nendest võttis osa ainult 1 distantsõppest, teised täiesti ignoreerisid. Et meil läks nagu kehvast. Aitäh ja me tuleme veel tagasi lõpupoole, kui meil aega jääb, aga see oli siis nüüd see esimene hetk, kus me siis
vaatasime, et kuidas seda õppijat saab lihtsalt toetada, et kõik, kellel, ma lasen korraks veel need slaidid tagasi, et samal ajal, kui me selle jutuga jätkame, et siis tuletame meelde, et saate need siis asjad paika panna, et mis on need kokkulepped, et kirjutage veel chati, mis kokkuleppeid te teete lastega, kuidas see on mõjunud, kuidas te neid reegleid meelde tuletate. Samamoodi, et millised on need raskused, kuidas te olete nendest raskustest üle saanud, et tegemist on meil ju kogemuse jagamisega, et ega keegi ei olnud ju selleks valmis ja eriti, ma arvan, ei olnud valmis hariduslike erivajadustega lasteõpetajad ja samamoodi, et kuidas siis saab seda eduelamust tagada. Nii, aga meie järgmine teema on siis nüüd psühholoogiline toetamine ja psühholoogilise toetamise puhul ma vaatan, kas ma siin teen teile, kustutan selle ekraani tühjaks, teen teile uue joone siia ja no, ma võtan ühe nii. Nii, aga näete, et tõmbasin siia selle joone ja vasakul on meil siis jällegi küsimus, et kas see psühholoogiline toetamine võiks olla samasugune, kui on siis klassiruumis või on nüüd siis selles psühholoogilises toetamises ka jällegi midagi sellist, et mida tuleks muuta, et paremale poole, et siis saate jälle mainida, et kes arvavad, et tegelikult psühholoogiline toetamine on antud olukorras hoopis teistsugune, kui ta oli klassiruumis, et valige jälle mingisugune teema ja märkige sinna siis ära, et kas jah või linnuke või siis midagi muud sellist. Niimoodi. No tundub, et siin on vahepeal, et need rohelised märgid siia siis ka tulevad. Nii, tasapisi, jaa. Et tundub, et on teistsugune, eks ole. Aga vaatame, mida arvavad spetsialistid ja panen siis ka juba tegelikult selle, vabandan, pean jälle teie joonistused ära kustutama, et panen siis ka selle esimese küsimuse siia juba ekraanile. Nii, et esimene teema on siis, et küsida need õppijad pidevalt, et kuidas ta läheb ja ma vaatan, et siin õpetaja Urmas Einaste oli kohe esimene, kes märkis, et see on väga erinev, et Urmas, et tahad sa kommenteerida, et kuidas ta on siis niivõrd erinev? Tere kõigile, et esimene erinevus oli see, et noormees, kes mul tunnis nagu ei tahtnud üldse midagi asjalikku kaasa rääkida kodus ja seal telefoni arvuti taga oli väga põhjalik ja asjalik ja hoopis täiesti üllatas positiivselt. See on kohe nagu esimene erinevus. Nii, aga ma vaatan, kes meil siin õpetajateni ei ole veel sõna saanud, et me rääkisime ju psühholoogilisest toetamisest ja Karmen, et te olete ju suisa koolipsühholoogide ühingu juht. Et kuidas siis on see küsimine, et pidevalt läheb, et ma ei hakka seda ju ometi suures veebikonverentsil küsima, et kuidas siis toetamine peaks käima? No selle küsimise kohta, et või üleüldse mulle tundub, et kogu selle veebiõppe eelduseks on selline isiklik kontakt ja individuaalne lähenemine ja selle jaoks ongi oluline iga õppija kohta teada, mis on tema vajadus või mis on tema raskused parasjagu. Ja ma saan aru, et paljud õpetajad on olnud sellega hädas või mures, et õppijaid on palju ja kuidas nende kõigiga kontakti saada, et me ei vasta kirjadele või ei võta telefoni. Et siin on teine märksõna, mulle tundub ka kooli ja kodu koostöö või siis ka lapsevanema kaasamine. Et kui lapsega ei õnnestu kontakti saada, et siis seda teha lapsevanema kaudu. Aga jah, individuaalne kontakt ja väga-väga isiklik lähenemine. Aitäh, aga hüppame korraks nüüd täiskasvanute poole ja siis tuleme jälle laste juurde tagasi, et Kadi Lukanenok, et vaatan, et oled siin olemas, et me ju räägime sellest, et nüüd täiskasvanud õppija peaks olema see täiesti isejuhtiv, et räägime, et ka juba väiksed lapsed peaksid väga isejuhtivad õppijad olema. Et kas tegelikult see on täiskasvanu õppes vaja ikkagi küsida ka täiskasvanu käest, et kuidas tal siis läheb ja eriti nüüd haridusliku erivajadusega õppija käest? Kadi? Jah, ma kuulen küsimust. No ikka on vaja küsida, kuidas läheb ja paljalt see huvi tundmise moment ise
innustab tegema ja innustab kindlamalt tundma. Et minu kogemus nüüd praegu sellest distantsõppest erivajadusega õppijate suhtes on siiski pigem lastega seotud ja hea meelega ma tuleks selle juurde siis, kui see teema nagu uuesti tuleb. Aga mina tunnen, et see psühholoogiline motiveerimine nüüd läbi selle veebi on ikkagi nagu keerulisem. On keerulisem, sest see vahendatud suhtlemine ja see vahetus jääb nagu väheseks. Võimalik, et osadele inimestele sobib see veebisuhtlemine paremini, aga kui ka nagu tõsised raskused, et siis oleks hea ikkagi silmast silma suhtlemine. Ma nüüd põikan siis Saima Solomon teie juurde, et kuidas teie seda kommenteeriksite, et eriti nüüd selles kontekstis, et kas see nüüd kehtib ainult hariduslike erivajadustega õppija kohta või tegelikult oleks see tore iga õppija käest küsida, kuidas tal läheb ja kuidas seda üldse teha saab, kui puudub ju kooliruum, puudub see tunnivaheaeg, kus sa saad vaikselt minna lapse kõrvale. Ja tere, aitäh minu poolt, et kindlasti olen mina nagu seda meelt, et niisugust tagasisidet ja küsida, et kuidas sul läheb, et ikkagi iga lapse käest on ju seda mõistlik ja vajalik küsida, et see on minu meelest motiveerib, innustab ja viib edasi. Aga mis ma veel ütlen, et mina nagu ka praktikuna sellises väikeses maakoolis toimetan natukene ja et siin selle erivajadusega õpilase suhtlemise poole pealt, et see perevanema kaasamine ja läbi tema, et see on nagu hästi oluline, et ka seda vanemat on vaja toetada. Lilian, kuidas seda vanemat siis toetada? Nii, et ilmselt ongi siin hästi oluline koht see, mida ka meie kooli psühholoog välja tõi, et tegelikult paljude vanematega polnudki kontakti ja ei teadnudki sellest inimesest midagi ja päris keeruline oli nüüd läheneda, aga tegelikult ikkagi see vestlus ja see küsimine, et kuidas nagu tõesti läheb, et mis on need keerulised kohad, mida vanem ise, et ta tõesti tunneb, et ta saab rääkida ja tegelikult sealt saab nagu, kui see suhe on juba loodud, siis saab nagu juba edasi, et ega seal muud ei olegi. Et need on nii erinevad juhtumid praegu olnud, aga just see, et olla olemas ja võtta see kontakt just kooli poolt, mitte jääda ootama, et vanem pöördub, et tal on mure. No võib-olla vanem ei näegi, et mure on, vanem läheb ikkagi hommikul tööle ja lapsel ka ei ole muret, et vähem. Just, aga tegelikult siis on ikkagi õpetaja see, kes märkab, et seal on ikkagi midagi lahti ja siis me võtame ikkagi ühendust. Nüüd Mairi Matrov, sina oled täiskasvanud õppija. Kas kõik sinu õppejõud on küsinud sinu käest, kuidas sul läheb? No sellepärast, et on ju hea, et küsitakse. Lasen nüüd kiiresti peast läbi need kõik õppejõud, kes on mul olnud. Aga ja mul on erinevad õppimiskogemused olnud, aga üldiselt meie tunnid Tallinna Ülikoolis andragoogikaõppes algavad sellise häälestusega, et ma see küsimus on just täpselt, et kuidas mul on läinud, aga kui ma õppesse tulen, siis mulle luuakse võimalus kohaneda ja ennast siia tundi sisse sättida. Et selles mõttes ma ütlen küll, et on seda tuntud. Väga hea, et tundub, et siis, et küsitakse ja lahendatakse, aga kui nüüd võtsite ühendust, väga hea, küsisime, et kuidas läheb ja nüüd selgub, et ei lähegi üldse hästi, et on hoopis probleemid, et millised on siis nüüd üldse need meie võimalused ja võimekused õpetajana siis hakata neid probleeme lahendama ja kas siis on ilus neid probleeme jällegi nüüd sellest otsesest distantsõppe ruumis välja tuua, et Karin, et kuidas teie teete seal, Karin Simso? Ei, kindlasti mitte otseses kontaktõppe tunnis, et mina ikkagi olen ka püüdnud, kuna minul on praegu nad 9. klassi õpilased, et esialgu olen püüdnud nende endaga
toimetada, neid motiveerida siin küll kas või läbi Messengeri ja noh, kõige selle aluseks on ikka juba need eelnevad suhted, et kui sul need suhted on korras, siis on nendega igatepidi lihtsam toimetada. Ja teine asi, et kui nagu enam õpilane ikkagi ei taha kaasa väga tulla, et siis on väga oluline koostöö vanematega ja jälle ikkagi toimib see telefon, et võib-olla isegi mitte saata siis mingi e-kirja, mis tundub võib-olla vanematele ka selline väga ametlik, et pigem lihtsalt rääkida, vestelda, et see on mind küll vähemalt aidanud. Nii, aga proovime siis seda lapsevanema teemat, et Riin, sina oled küll meil kaasava hariduse ekspert, aga ma küsin, et kas sa lapsevanemana, mida sa oled tundnud selles mõttes, et kas sul on tunne, et midagi takistab näiteks sinu last kodus õppimisel ja et võib-olla kool ei ole seda piisavalt toetanud või ka kõik teised, kes on nüüd lapsevanema rollis, et te näete seda takistust ja te tunnete, et võib-olla see kool saaks kuidagi sellest üle, aga võib-olla ta võiks midagi veel enamat tegema. Et Riin, et mis sina arvad? Ausalt öeldes mu laps on juba nii suur, see laps, kes koolis käib 15-aastane, et tegelikult ma ei näe eriti mingeid takistusi. Üks asi, mille üle ma olen olnud üllatunud pigem, on see, et kui laps on hea õpilane või tubli, et siis teda enam keegi koolis näha ei taha sellel kevadel. Et see mõte on mul olnud, et tõesti, tal polegi vaja minna kooli ja ta ütles, et tegelikult nii mõnus, et ta ei peagi sinna enam minema. Aga see vist päris okei ei ole, mulle tundub. No vot, et ühesõnaga hea õppimise eest siis karistatakse sellega, et kool ei saa. Õnne, ma jälle nüüd korraks sinu poole pöördun, aga kui need raskused on nagu nii suured, on juba vaja kliinilise psühholoogi poole pöörduda, et kust maalt need probleemid või raskused nii suureks lähevad, et kuidas seda märgata, siis võib-olla mitte lapsevanemana, aga ütleme õpetajana. No, number üks asi on kindlasti see, kui laps kuidagi on peidus, ei kontakteeru, on ennast täiesti ära eraldanud, et see on selline ikkagi ühest küljest see võib olla praeguse olukorra ärakasutamine osade õpilaste puhul, aga teisest küljest see võib olla ka märk ikkagi tõsisema probleemi olemasolust või ohust sellele, et igal juhul, sellisel juhul peaks vähemalt vanema kaudu uurima, et kuidas see laps seal kodus käitub või noor. Et kas ta oma igapäeva asjadega muu elu mõttes tuleb toime või seal on ka mingeid muid asjaolusid, et kui ta õpetajaga võib-olla otse ei kontakteeru, et kuidas lapsevanem seda olukorda koduses situatsioonis näeb. Et kui on ikkagi mitmeid ohumärke, siis kindlasti on vaja astuda mingeid samme, et kuidas siis saaks seda last ikkagi aidata, et ta ei jääks üksi ja täiesti eraldatuks. Aitäh ja ma siin vaatasin, et olen ka nüüd chatiga liitunud ehk sain siis veel ühe seadme juurde, et 3. ekraani, kus ma siis näen, et mis siin chatis toimub ja Alliki, sina oled toetanud Riinu, et ka andekad on ju haridusliku erivajadusega, kuule, räägi Alliki sellest natukene, et miks me siis ei toeta neid andekaid, eriti praegu? No see, mida ma praegu kuulsin Riinu ütlevat, ongi tegelikult seesama mõte, et kui sa oled tubli ja jõuad hästi edasi, siis just kui enam kooli ei saa. Et me räägime ikkagi hariduslikest erivajadustest ühe otsapoole kaldu, et me ei räägi annetest ja võimetest. Ja seda näitavad ka uuringud paraku. Et me ka praegune jutt, kui ma pealkirja loen hariduslikud erivajadused, on ju meil suuresti probleemide poole kaldu. Et minu küsimus ongi see, et kuidas siis toetada või seada neid õpiülesandeid, suhtluskontakte nii, et ka näiteks anded saaksid areneda. Et see on see mõttekoht, et kuidas siis seda suhtlust sellisel viisil toetada ja see on samamoodi ka selle lapsevanema toetus, et kui ma nüüd kuulen, et Riin on üllatunud, siis mul on väga kahju, et ta seda on, et võib-olla siin õpetajad oskavad paremini kommenteerida, et siin täiskasvanu hariduses me nii suurt erisust erivajaduste vahel ei tee, me räägime täiskasvanud õppija puhul praktiliselt kõikide õppijate erivajadustest, sest neil ongi teatavad erivajadused ja selle tõttu
on see arvestamine justkui nagu eri pooltega natukene rohkem esil kui siis võib-olla kooli kontekstis, et ise 2 lapse emana ka tuleb mul see tuttav ette. Nüüd ma vabandan, et ma küsin üle, et meil oleks pidanud olema ka ekspert Kadri Laanemaa. Üks Kadri meil on, aga ma ei tea, Kadri, kas oled Laanemaa? Oled? Jah. Väga hea, et sina oled ju ka õpetaja, et võib-olla ka natukene avad seda tausta, et kuidas sina leiad lahendust nüüd koos õppijaga probleemidele, et kui sul selgub, et midagi ikkagi takistab seda distantsõppimist praegu? Ja, minul on täiesti üks kogemus ka ühe õpilasega, kes temaga rääkisime, siis tuli välja, et need füüsid ei tahtnud nendega mingit tegemist teha. Siis me ka koos arutelu teel siis leidsime sellise lahenduse, et me proovime, et me füüsilisi õpikuid siis üldse ei kasuta, vaid läksimegi 8 nädalaks puhtalt siis e-variantide peale üle. Aitäh. Ja nüüd ma pöörduks korraks jälle täiskasvanu hariduse poole, et Mari-Liis Lind, et sina hoiad ju silma meile peale, et kõikidel õppijatel, et milliste raskustega sinu poole on õppijad näiteks ülikoolist pöördunud, et neil on raske? Nii, ja nüüd on mind kuulda ka. No eelkõige, mis ma mäletan oma õpingute või ma olen ka karjäärinõustamiskeskuses töötanud, kus olid erinevad üliõpilased, siis on ka olnud see, et kuidas ütleme keeleõpingutega või ütleme erinevate ainetega toime tulla ja seal on siis just selliste õpioskuste toetamine, mis on teemaks olnud, et kuidas võib-olla õppida teistmoodi, et mitte nii, nagu võib-olla on tavaks olnud ja mis ei ole alati kõige efektiivsem olnud. Aitäh ja liigume meie nüüd selle teema viimasele osale, et kui ma nüüd tunnen siiski, et mu õppija vajab toetust, ma võib-olla ise ei oska seda nõu anda, et kes on siis need inimesed või kelle poole ma siis pöördun, et kes siis saaksid mind nõustada ja ma arvan, et Karmen, et teie siis koolipsühholoogide ühenduse juhina, et millal võiks siis õpetaja või ka lapsevanem koolipsühholoogi poole pöörduda? Meie koolipsühholoogidena oleme öelnud, et me oleme alati olemas. Siin chatis just oli juttu, et kas see võib olla mõnikord 24/7, jah, võib juhtuda küll, eks me peame ise piire tõmbama. Aga reeglina siis õpetaja pöördub siis, kui tal on mõne lapsega mure, millega ta ise oma tavavõtteid kasutades ei ole toime tulnud. Kas või seesama kontakti loomine või ka siis, kui ta märkab, et lapsel on mingisugune näiteks psühholoogiline mure või probleem ja siis õpetaja siis pöördub spetsialisti poole, et see läheb juba tema pädevuse piirest välja. Aga mina koolipsühholoogina töötan nii, et ma olen öelnud, et ka lapsevanemad võivad pöörduda alati ja mitte ainult siis, kui on katastroof juba käes, ja mitte ainult siis, kui on otseselt lapsega mure, vaid lapsevanemad näiteks pöörduvad ka siis, kui nendel on endal depressioon. Lapsevanemad praegu kriisi ajal helistavad, ütlevad, ma lihtsalt enam ei jõua, ma ei tule selle kõigega toime, ma pole ennast enne varem nii hullusti tundnudki, et ka selle jaoks on koolipsühholoog olemas, sest see, mis toimub lapsevanemaga, see mõjutab igatepidi ka lapse toimetulekut. Mis te vastate neile lapsevanematele? No kõigepealt see, et ta räägib, kuidas päriselt läheb, tihtipeale see lapsevanem vajab lihtsalt mõnda inimest, kes ta ära kuulab ja kes ütleb, et see kõik, kuidas sa tunned, see on täiesti okei. Et sa ei ole halb lapsevanem, et see olukord ongi praegu selline ja ikka sellist bioloogilist toetamist. Nüüd, Larissa, ma küsin sinu käest, et sina oled õppejõudude mentor, eks ole, et kuivõrd nüüd mõni õppejõud on sinu poole jällegi pöördunud nüüd erivajadusega või ilma, et õpetan, et ma rohkem ei suuda seda distantsõpet teha, ma lihtsalt ei suuda. Et viimasel ajal ei ole, et see selline pöördumine algas tegelikult vaata päris algusest, siis kui eriolukord tekkis, et siis oli mitu pöördumist, aga ma täitsa ausalt ütlen,
et ei olnud kedagi, kellega sai arutada, et ei olnud kedagi, kes oleks tõstatanud hariduslike erivajaduste teemat. Et pigem tõstatus see teema, millele Alliki nüüd hetk tagasi viitas, et kui on inimesed, kes jaksavad rohkem, on kohanemisvõimelisemad ja jõuavad rohkem, et kuidas anda neile neid võimalusi siis ja kuidas neid toetada, sellepärast et näiteks, et üks näide oligi selline, et Zoomi sessioon läkski nii-öelda sinna sellesse hetke, et kus tegeleti siis ühe üliõpilase probleemiga ja see võttiski kogu aja ja siis me arutasimegi seda, tulime nagu sellisele järeldusele, et ka nii-öelda nende õppijate, üliõpilaste võimalusi ja tugevusi märgata, anda neil rohkem võimalusi läbi selle, et anda neile ikkagi rohkem valikuid ja endale ise ülesannete sõnastamist. Ehk siis näha siis ülikoolis õppijad ikkagi ka tõesti inimesena, kes oma nii-öelda seda õppimise teed suudab juhtida, kui õppejõud peab tegelema parasjagu nende üliõpilaste, kes hetkel just nagu selle eriolukorra tõttu ei jaksanud. Aga sellel hetkel alguses päris ei tõstatatud tõesti neid probleeme veel. Et praegult ei ole ka keegi pöördunud. Aitäh, aga Saima, et teie kogemust küsiksin selle kohta veel ka. Olen absoluutselt seda meelt, et niisugune meeskonnatöö ja tugivõrgustik on õpetajale äärmiselt vajalik ja esimene on ikkagi see, et on ju oma kooli tugisüsteemid, et ma ei arva hetkeski, et õpetaja peaks jääma oma mure, probleemi või raskusega nii-öelda üksi ja mõtlema, et küll see läheb mööda või siis proovima ise kõiki probleeme ära lahendada ja kõikides rollides olla, nii psühholoog, sotsiaalpedagoog ja mis kõik sinna juurde. Et jah, et arvan, et alustada oma koolist ja nii nagu ma siin slaidi pealgi näen, et võimalus siis pöörduda ka väljapoole, psühholoogi poole või õppenõustajate poole. Et see oleks see koht, kust abi ja tuge saada, aga mitte üksi jääda, et see ei vii nagu edasi, see ajab ennast ka ummikusse. Jah, et ega me ju ei saa ka ju õpetajaid, eks, ja siis ka lapsevanemaid nii-öelda üle ummistada, eriti kui need teadmised puuduvad. Aga nüüd jälle siin meile järgmine teema, vaatan, te saan jälle joone tõmmata, et siis vasakule ei ja paremale jah. Et nüüd kas see koostöö nende erinevate osapooltega, kes on siis ju kaasatud tegelikult selle õppimise protsessi juurde, lapsevanemad, õpetajad, võib-olla huviharidusega tegelejad, nõustajad, et kas nüüd see töö on ka hoopis teistsugune, et siis palun paremale jälle jah ja vasakule ei märkida, et kes siis tundub, et selles osapooltega koostöös on midagi jällegi täiesti teistsugust, mida ei oleks oodanud. No tegelikult mulle meeldib näha, et ka siia vasakule poole tekib natukene neid märke, et ega me ju võib-olla tõesti ei peaks nii väga eristama, et nagu me ei pea alati eristama haridusliku erivajadusega ja tavaõppurit, et ega me ei pea ju ka alati eristama sellist väga erilist õppeolukorda, mis meil justkui otsa saab, aga võib-olla selgub, et ei saa ka otsa, et sügisel tuleb jälle, et see osapooltega koostöö peaks ju kogu aeg olema, et liigumegi võib-olla siis nüüd konkreetsemaks. Ja esimene küsimus on siis, et milline nüüd see ring on, et milline see ring nüüd on, et kui see õpetaja saab aru, et ma vajan kedagi juurde, et Karin Simsoo, et kuidas teie selle ringi teete, et keda teie võtate siis nüüd sinna toetamiseks? No mina olen kasutanud, kuna meil koolis on väga keeruline psühholoogi jutule saada, siis mina olen kasutanud väga palju sotsiaalpedagoogi abi. Ja jällegi see, et
inimene, kes on nagu õpilastele ka tuttav ja õpilastega suhelnud ja varem kokku puutunud ja nendega koos tegutsenud. Et ma arvan, et siin distantsõppel tuleb ikkagi kaasata neid inimesi, kes on õpilastele tuttavad, vähemalt nendele erivajadustega õpilastele, et kindlasti nüüd võtta mingit võõrast inimest sinna ekraani juurde on jälle keeruline, et mul endal on praegu kogemus sellest, et ma olin distantsõppel ka praktikajuhendaja ja ühe õpilasega tekkis probleem selles, et ta lihtsalt kartis seda praktikanti, kes oli väga sõbralik inimene, aga kuna see neiu on ise selline väga arg, siis see kohe nagu paistis minule sealt kõrvalt silma. Nii et kindlasti tuttavad inimesed õpilastele. Aitäh. Karmen, et kas koolipsühholoog alati või on ka keegi nii-öelda veel enne seda koolipsühholoogi? Sõltub probleemist. Kõige parem on see, kui koolis on meeskond, et kus ongi nii eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja siis nad omavahel jagavad seda. Nii et see võimalus, kus koolides see võimalus on, seal on kahtlemata kergem. Kui neid spetsialiste ei ole, siis ongi ainult üks koht, kuhu pöörduda. Rajaleidja keskused on siin väga suureks abiks nendele koolidele, kus spetsialiste kohapeal ei ole. Aga siin lihtsalt kommentaariks veel Karini eelmisele jutule, et peaks see tuttav inimene olema, et ma olen nagu sellega hästi nõus. Ja enne kriisiaega ma olin hästi skeptiline kogu nende videonõustamiste suhtes ja ma olen olnud nüüd väga positiivselt üllatunud, et ongi võimalik video teel nõustada ja ongi võimalik video teel mõne lapsega tuttavaks saada. See on kahtlemata keerulisem kui siis, kui sa seda last juba tunned, aga täitsa võimalik. Aitäh, aga kas täiskasvanutega on kuidagi teistmoodi või Alliki, et ma ei tea, on sul olnud sellist olukorda või ei ole olnud, aga kui oleks õppejõuna selline olukord, mida sina siis teeksid? Mina mõtlesin selle peale just, et kes on selle õppe osapooled, et me räägime sellest erivajadustega õppija toetamiseks ja sellest osapoolte vahelisest koostööst. Et mul on olnud selliseid kogemusi paaril korral, kus selle õppeprotsessi osapool ka täiskasvanud õppija puhul on lapsevanem. Et kui me räägime näiteks haridusliku erivajadusega õppijast, siis lapsevanem võib olla tugiisikuks või ka lihtsalt, kui me räägime noorest täiskasvanust, siis lapsevanem aeg-ajalt sekkub sellesse õppeprotsessi. Et see on nii, et see on lihtsalt selline ootamatu lähenemine, millega võib-olla ka täiskasvanud õpetaja peab arvestama, et selles osapooltes need lähisugulased on ka esil ja õppeprotsessis ja vahel õpivad koos selle õppijaga. Nii ja see on tegelikult päris toetav ja tore tunne, kui lapsevanem tunneb huvi ka näiteks ülikoolis õppija vastu. Nii, aga väga hea. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele, aga lihtsalt kuna see mõte oli praegu esil, aga kui sa küsisid midagi, siis lihtsalt küsi uuesti. Mina nüüd küsiks seda, et Merike Rammo, et on teil olnud olukordi, et ema või vanaema ise helistab, näiteks vanaema või hoopis kauge sugulane, õde, vend, onu, tädi? Üldjuhul me ei saa üldse vanemate ega lastega ise otse suhelda, meil suhtleb ainult kuraator või koolipsühholoog. Aga meil on juhtunud siin intsident ühe õpilasega, siis tuli küll vanem järgi. Aga muidu me ei saa üldse nendega suhelda. No, nii, Maris, kuidas teil lood Tartus? Kuidas te loote selle koostööringi, et kellega siis koos toetama hakata last? Et mina olen kasutanud ikkagi ka selles mõttes neid inimesi, kes on õppijale tuttavad, ehk eelkõige õpetaja ja lapsevanem ja nagu ma siin chatis kirjutasin ka, siis lapsevanemaga koostöö minu meelest päris hästi toimib, vähemalt esimese klassi õpilaste puhul, et vanemad on tunnis, vanemad teevad kaasa tundi ja nende tagasiside on väga-väga positiivne. Ja ma kirjutasin ka, et mõned vanemad, kes on alguses olnud skeptilised, et nad võib-olla ei taha nii väga koostööd teha ja võib-olla ei taha nii väga tunnistada, et nende lapsel on raske, siis tegelikult nüüd tajuvad seda väga hästi ja ma usun, et see edaspidi see koostöö
selle võib öelda siis tänu sellele eriolukorrale sujub paremini, et see on selline väga huvitav tähelepanek, mida ma olen kogenud vanematega koostöös. Aitäh. Urmas, kuidas teie selle koostööringi teete, et teil on ju ka hariduslike erivajadustega õppijad ja sina oled õpetaja? Tähendab, kuna meil ongi ainult 300 erivajadustega õpilast koolimaas, siis meil on see süsteem on ikkagi väga keeruline. Aga esmatasandil on ikkagi niimoodi, et õpetaja pöördub klassijuhataja poole ja siis klassijuhataja vastavalt, ta juba tunneb oma lapsi ja ta teab, mis siis sealt edasi tuleb toimetada. On ka erandeid, on ka õpetajad, kes on mingil põhjusel tunneb seda õpilast väga hästi, siis ta pöördub otsa, ei vahenda klassijuhatajaga. On ka seda varianti, kus pöördatakse venna või õe poole, kes käib samas koolis või lihtsalt mõne sama küla hea sõbra poole, kes siis on see kontaktisik. Neid variante on hästi palju. Meie eelis on lihtsalt see, et meil on nii palju erinevaid õpilasi, erinevaid spetsialiste ja palju kogemusi. Aitäh. Ja mina panen juba ette järgmise teema ja järgmine teema on selline, aga mis siis selgub, kui tegelikult ikkagi selline ekraani vahendusel õppimine üldse ei sobi. Ja ma alustaks Õnne siis sinuga, et kas on pöördunud siis ka teie kliiniliste psühholoogide juurde inimesi, lapsevanemaid, lapsi, et absoluutselt ei sobi ja mis see alternatiiv siis võiks olla? Ja näiteks pervasiivse spektrihäirega laste puhul osadel puhkudel võib küll juhtuda nii, et laps ei soovi võtta ei näiteks silmsidet teise inimesega, aga tal võib olla raske võtta kontakti ka ekraaniga. Et sellisel puhul tuleks jällegi nagu muudel juhtudel väga individuaalselt lapsevanemaga see läbi arutada, et mil viisil sellise lapsega see suhtlemine võimalik oleks, et võib-olla näiteks kas või kuidagi, et see laps ei oleks sunnitud nüüd olema pilguga ekraani, ta võiks istuda näiteks küljega või mingil muul moel osaleda selles nii-öelda e-tunnis lapsevanema toetusel või mõne teise olulise isiku toetusel, et kuidagi võimalikult ikkagi leida just nimelt talle sobiv viis, et mitte teda nüüd tema erivajaduse tõttu nii-öelda välja jätta, et siiski olla ise paindlik ja leidlik, ma arvan, see on praegu märksõna nagu kõikidele osapooltele, et kui üks viis ei sobi, siis kindlasti proovime leida alternatiivne võimalus, et see asi siiski saaks korraldatud. Jäädes ise rahulikuks, andes oma kehakeelega ka sõnum, et ka keerulisi olukordi on võimalik lahendada. Et see on hästi oluline tegelikult see eeskuju andmine nii õpetaja poolt kui lapsevanema poolt, mis on omakorda siis omavaheline koostöö. Et need asjad saab kõik tegelikult eelnevalt kokku leppida. Suur aitäh ja mina küsin nüüd Karmen Maikalu, et teie käest, et kuidas on koolipsühholoogide seisukoht, et kui ikkagi lapsevanem ütleb ja laps ütleb, et see ei sobi, et mis siis edasi saab ja teised ootan siis teie kommentaare chati. Ma just kirjutasin chati ka, et tegelikult meil on koolidele tulnud juhised ka haridusministeeriumist, et kui kõik asjad on ära proovitud ja tõepoolest nii lapsevanemaga koostöös ja igasuguseid variante ja kuidagimoodi see erivajadusega laps ikkagi õpitud ei saa, siis koolid on tegelikult kohustatud leidma inimese, kes siis selle lapsega reaalselt kohtub. Et seda ei saa, seda koormat kindlasti ei tohiks panna kõike lapsevanemate peale, et lapsevanem ei ole õpetaja. Lapsevanem võib olla õpetaja abiline, aga lapsevanem ei ole õpetaja ja kui me räägime erivajadusega lastest, keda sageli õpetavad eripedagoogid, siis kaugeltki lapsevanem ei ole eripedagoog, lapsevanem ei valdagi selliseid võtteid. Nii et seda koormust ei tohiks kindlasti lapsevanema peale panna, vaid õppetöö eest vastutab ikkagi kool. Maris Juhka, millal on see piir, kui enam teistmoodi ei saa ja kõik võimalused on ära proovitud, et kes kehtestab selle piiri või kus see piir on? Et minule õnneks mina selle piirini ei ole jõudnud, et nende õpilastega, kellega mina olen praegu tegelenud, nendega ma olen kontakti saanud ja niivõrd kuivõrd nad on õppetöösse kaasatud, et ma selle piirini mina õnneks ei ole praegu veel jõudnud.
et ma ei oska seda siis ka selle koha pealt kommenteerida praegu. Aitäh, et kui nüüd kellelgi on kommenteerida, siis kirjutage chati, et tegelikult see piir on ju päris huvitav, et kui on seadus, et kui kõik on ära proovitud, et kus see piir võiks olla, aga Mari-Liis, siis ma jällegi sinu kui nii-öelda õppejõudude üle nii-öelda vaataja käest küsin, et on sul olnud kogemus, et tuleb tõesti ikkagi õppejõud ja ütleb, et kõik, punkt. Mina enam ei tee. No mina näiteks tulin, eks ole, mina ütlesin, näed, et mina tahan ülehomme tundi viia läbi klassis ja nui lõhki. Et mina ei suuda enam robotitega läbi interneti mängida, mina tahan nendega päriselt mängida. Ja on ikka tulnud, no ma vabandan ka, ma oma pilti ei saa näidata, et kaamera natuke jamab siin, aga on küll tulnud jah, et praegu eriti selles olukorras, et kus õppejõud ütlebki, et no mul on kõrini nüüd sellest asjast, aga no eks siin samamoodi püüame ikka leida mingid lahendused, et eriti siin eriolukorras, et me ei seaks kedagi nagu asjatult riskidesse, et jah, on neid olukordi ja ka lõppkokkuvõttes ikka, kui see esmane emotsioon läheb üle, siis annab ikka mingile lahendusele keskenduda. Aga Katrin on meil. Kuule, Katrin Karu. Et küsimus oli, et millal täiskasvanul on õigus aru saada, et see ei sobi talle, et ta tuleb ja ütlebki ja on tal see õigus? No kindlasti on, aga et võib-olla see sama alternatiivide lahenduste leidmine, et meie nüüd ikkagi toetame selle kohtumistega nii, et me läheme Kadriorgu, et juunikuu sessioonil, kuna see suhtlemisvajadus ikkagi on päris suur ja kokkusaamise, siis me valime sellised õppemeetodid, et saame näiteks elavat raamatukogu hoopis teha Kadriorus, et samamoodi nagu lastel on suhtlemisvajadus väga oluline, kuuluvusvajadus on ka ju täiskasvanud õppijal. Ja me veel ei ole kogenud, mina vähemalt seda, et keegi õppija oleks öelnud, et nii kõik distantsõpe on minu jaoks nüüd ammendunud ja et ma ei soovi, kui te avaldatud soovi, et ikkagi teha kontaktõpet nendes tingimustes, mis võimalus on tulnud. Aitäh! Ja lähme siis nüüd meie viimase teemani, et siin ma nüüd palun, et kõik võtavad oma nobedad sõrmed ja hakkavad ruttu kirjutama, sellepärast, et just nüüd haridusliku erivajaduse kontekstis, et mis võivad olla siis need digikeskkonnad, mis võiksid olla kasutuses nüüd ikkagi selle kõrval, et kui see online videos õppimine ei sobi, et olete te nüüd ise täitsa need keskkonnad välja valinud või on teil mingid soovitused või mingid võimalused, et pöördun ka nüüd Karmen Maikalu jälle teie poole, et olete teie koolipsühholoogidena andnud mingid soovitused? Meile on lapsevanemad ja õpetajad kurtnud seda, et neid keskkondi on kohati liiga palju. Et me oleme rääkinud õpetajatega ja koolidega, et kool võiks ka või õpetajad võiks ühe kooli siseselt ka kokku leppida, et milliseid keskkondi nad enamjaolt kasutavad. Et kui laps peab igas tunnis logima sisse erinevasse keskkonda erineva parooli või kasutajaga, et see võib olla keeruline. Nii et see võiks olla koolis õpetajatega mingisugused piirid pandud, sest neid asju on tõesti hästi palju. Lilian Voog, et nüüd tugisüsteemi juhina, et kelle ülesanne see on välja mõelda, et kes võiks olla kaasatud nüüd selle otsustamisse, et mis on need parimad digikeskkonnad, et lastel seda digimürgitust ei tekiks, et ei oleks ka liiga keeruline. Ja, et tegelikult ikkagi koostöös kokku leppida koolis, et mis keskkondi kasutatakse, kas need lapsed on varem neid keskkondi kasutanud, et mitte nagu üle doseerida sellega tõepoolest ja vaadata ka seda aega, kui palju on siis neid ülesandeid, mida nad siis konkreetselt kuskil keskkonnas peavad tegema, et selgelt esimesed nädalad näitasid seda, et seal oli väga ülekoormatud, et seda tuli reguleerida lihtsalt. Aitäh, aga meie olemegi praegu nüüd sujuvalt jõudnud 4 mõni minut isegi üle, et ma siin antud hetkel nüüd slaidide jagamise lõpetan. Ja selline oligi meie tänane kogemuskohvik.
väga palju mõtteid, ideid, väga palju arvamusi, väga palju uut ja huvitavat. Nii et kindlasti soovitan siis järele vaadata ka videosalvestuse, kus on siis kõik vestluses toimunud arengud jutu kõrval näha. Mina väga tänan tänaseid osalejaid. Väga meeldiv tund oli meil koos, oleks võinud veel mitu tundi olla, aga kahjuks formaat on selline ja kohtume teie kõigiga siis juba loodetavasti nädala pärast. Ja kes siis tahab videosalvestusele esmajärjekorras ligi saada, et palun minge edulabs.ee/Zoom ja vaadake videosalvestusi. Kohtumiseni järgmisel kolmapäeval.